Kui majavammi kasvupiirkond on tavaliselt esimese korruse põrandas ja keldris, siis haruharva võib teda leida ka teisel korrusel ja isegi kõrgemal. Antud kirikus kasvab ta lae piirkonnas. Lauad, mis siin laes olid, on täis seeneniidistikku ja viljakehasid ja nagu näha, nad on täiesti lagunenud. Tahakski selgitada seda, millistel tingimustel saab majavamm sellises kohas kasvada. Selleks on vaja 2 põhilist tegurit. Esimene on see, et kuskilt ülevalt peab vett juurde tulema. Antud juhul on katusekivid katki ja vett tilgub sealt pidevalt sisse. Ja teine, veelgi olulisem, on see, et läheduses peavad olema massiivsed kivikonstruktsioonid või siis massiivne saviliivatäidis. See aitab ühtlustada niiskust ja hoiab seda vett, mis on majavammi eluks tarvilik, kaua aega ühtlaselt selles piirkonnas. Ja loomulikult on vaja ka puitu, millest toituda. Siin kirikus on vaja päris palju puitkonstruktsioone välja vahetada, sellepärast et nende mehaanilised omadused ehk tugevus olid täiesti olematud. Ja mis veel olulisem, tuli katus korda teha. Kui veeleket ei ole likvideeritud, siis see, et see majavamm siia tagasi tuleb, on väga tõenäoline.